6. käik podcasti toob teieni Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. 6. käigu stuudios nagu ikka Raul Õessaar ja Karl Kruda ja Walesi ralli on läbi saanud värskelt. Võtame meie siis need sündmused kokku ja rõõm on tõdeda, et need sündmused on väga rõõmsad. Ott Tänakult järjekordne 25+5. Et kõik on väga hästi. Kõik on suurepärane. Nädalavahetus oli väga pingeline just meie Eesti meestele, sellepärast et algusest lõpuni saati esimene katse pimedas, mis sõideti, siis Otil ja Martinil suri veel auto välja ja nad kaotasid 8 sekundit, aga suutsid ennast nii palju ikkagi tagasi võidelda, et ralli lõpuks nad võitsid selle ralli siis 10 sekundiga, circa 10,9, peaaegu 11 sekundit, mis on siis üldse kogu kilometraažile 0,04 ja pärast rallit tegi Ott tõdes ka, et siin midagi kuskile varuks ei jäetud ja ma usun, et mitte ükski sõitja midagi kuskile laua peale ei jätnud, et anti nii, mis torust tuldi ja võeti igast kurvist maksimumi ja no tegelikult, kui hinnates seda viimast katset, Raul, kas sul oli vahepeal ka süda saapas ääres? Ei olnud, kusjuures seal otse blogis kirjutati, et keegi kirjutas, et jah, et kui Tänak ei olnud veel startinudki, et oi, mul on pulss 92 praegu, vaatasin kella pealt just ja keegi ütles, et pärast, et sõidu ajal oli 144 on pulss diivani peal istudes, ma vaatasin, et 58 on, et nagu midagi nagu erilist ei olnud, et süda saapas äärde ei vajunud, et kuidagi siuke hea tunne oli vaadata, et ei olnud nagu täna sellist kartust millegi pärast, et midagi võiks nagu untsu minna, et kõik tundus nagu sujuvat. Mul küll natukene oli. Mul ikka viimasest katsest oli ilmselgelt aru saada, et Ott ja Maitu mõlemad pingutasid ja see pingutamine oli ikka nagu tugev. Seal oli jah, kui ta 2 kurvis järjest umbes sinna vastu seda tee perve sõitis tagumise otsaga, et see nagu näha oli, et ta ikka vajutab, on ju. Ja ikka oli küll ja mul kohe kõrval inimesed, kellega ma vaatasin seda, siis ikka mõni inimene ikka nagu kordamööda põhimõtteliselt tegime et selline, lõpuni välja pinget pakkus see Walesi ralli see aasta ja tegelikult ainult positiivne, et ta sellist just pinget meile kui pealtvaatajatele pakkus. Õnneks Ott ja Maitu tulid sealt suurepärase tulemusega välja ja nad andsid kõik, mis oli võimalik ja nad võtsid ka tegelikult kõik, mis oli võimalik ja see nende üldseisu üldse selles MM-arvestuses ikkagi tegelikult parandas ikka väga-väga jõuliselt, mille peale tegelikult me oleme klassikaliselt seda teinud, Raul, sinuga igal rallil meil on 3 võitjat ja 3 kaotajat ja ilmselge võitja see kord on ju meil Ott Tänak ja Martin Järveoja. Just nii, ei saa üle ka ümber, see ütleme, MM-sarja üldseis on väga ilus. Ott Tänak 240 punkti, Sebastian Ogier 212 ja Thierry Neuville 199 vaid, nii et need vahed hakkavad seal kärisema Neuville'iga juba siis 41 punkti ja see vahe on ja kaks etappi vaid siis jäänud, Kataloonia ja Austraalia. Ja Tänak muidugi meil see esimene võitja siin on kõige põhilisem võitja, väga tugev nädalavahetus, selline mõnusalt stabiilne ja hoolimata sellest, et see surve oli kogu aeg peal, nagu ta ise ka tunnistas pärast rallit, siis suutis pea külmana hoida, seda vahet nii-öelda manageerida, kontrollida kogu aeg. Neuville'i, ei saa öelda, et löögiulatusest väljas hoida, sellepärast et 10 sekundit, teeme tänapäeva rallis võib olla üks eksimus, väike selline mingisugune apsakas, välja suretamine nii edasi, on ju. Et aga puhta sõiduga lihtsalt ei saanud talle vastu ja see on müts maha. Eelmine aasta juba näitas tegelikult, et Otile ja Martinile Walesis puhta sõiduga vastu saada on keeruline, eks seal mõni inimene oli ka väga lähedal ja olid inimesed, kellel võib-olla oli pinget natukene vähem ja nad ei võistelnud justkui tiitli peale, kes näitasid suurepäraseid aegu. Üks selleks oli siis kohalik sõita Elvin Evans, kes tegi suurepärast sõitu, aga lihtsalt veel võib-olla sellest Otist ja Maitust rääkides, et tõesti, et terve see nädalavahetus, et nad sõitsid väga stabiilselt, ühtegi suurt viga ei tundnud, kuskilt mingit suuremat tapsu ei näinud, me nägime mingid hetki katsetel ja positsioonides, kus võib-olla oli saba üle ääre, eile oli ka, kus ikkagi ühte kurvi tuldi saba ees juba ja selliseid ärevaid momente meile kui pealtvaatajatele ja võib-olla sõitjatele autos, et kui sa võtad ikkagi maksimumi, siis sellised asjad tulevad ette ja see ei saa olla mugav, aga mis pähe ei mahu ja mida mult ka täna siis küsiti oli see, et see ei ole ju normaalne, et inimesed kuskil Walesi metsas pimedas, kus sa ei näe, sajab vihma, lomp on tee peal, iga autoga, mis üle sõidab sellest lombist, muutub pinnas, teeolu, rööbas ja siis nad tulevad katse lõppu 0,1 vahega ja 30 kilti on katset ka, et see ei kõla üldse loogiliselt. Ja kui nii jälle mõtlema hakkad, siis mõtled, et tegelikult vist väga loogiline ei ole tõesti, et midagi ikka seal kuskil midagi loksub ka, aga see on tegelikult see, mis
seda WRC põnevust meile pakub. Jah, ja noh, kõige naljakam on see, et need 0,1 vahet tulevad ju erinevate autodega täiesti, et ei ole nii, et kõigil on sama masin ja siis vajutatakse samas kohas lihtsalt gaasi ja tullakse võrdselt lõpuni, aga tõesti erinevad autod, aga noh, lõpuks need vahed ikkagi välja tulevad pika nädalavahetuse peale, ühe-kahe katsega need vahed väga suureks ei paisu, aga lõpuks, kui 3 pikka päeva on selja taga, siis lõpuks ikkagi mingisugused vahed tekivad ja nagu me nägime, siis tekivad need Eesti rallisõbra jaoks väga positiivselt ja noh, kui seda paremusjärjestust veel tahapoole ka vaadata, siis okei, seal Neville sai 2. koha, Ogier 3. koha, aga siis tuli Chris Meek, Tänaku tiimikaaslane, suutis ka sellise mõnusa stabiilse ralli teha, ei läinud ta kuskil üle pingutama, ei läinud ta kuskil avariisid tegema, võttis oma 4. koha kindlalt ära ja Elvin Evans ka sai Andres Mikkelsonist mööda täna, mis oli meie jaoks kindlasti positiivne, või noh, Toyota jaoks positiivne võistkondlikku arvestust arvestades, et see kõik läks lõpuks hästi. Noh, Tänakust me võime rääkida siin homse päevani ilmselt, aga läheme siin võitjate nimekirjaga edasi. Võitja number 2, Toyota rallimeeskond kindlasti, selles suhtes, et võistkondlik arvestus läks jälle veel põnevamaks ja ma ütleksin, et see individuaalne arvestus on praegu, või noh, ütleme, et see võistkondlik arvestus on individuaalsest kindlasti pingelisem. Kindlasti. Hyundai 340, Toyota 332 ja 2 rallit on jäänud. 8 punkti vahet, ütleme, et see ei ole mitte midagi versus see, mis vahe on tegelikult Otil, nagu sa just mainisid, aga võistkondlikult tõesti Hyundai on kasutanud sellel aastal päris mitmeid erinevaid kaarte, wildcard'e siis nagu uute sõitjate näol, kes tooksid talle nagu häid tulemusi ja kes on fokuseeritud kindlatele etappidele, kaasasid nad see aasta ju 9-kordsed maailmameistrid Sebastian Loebi, selle ralli nad kaasasid siis tegelikult Greg Priini, aga ma sellest nagu tahaks kohe ette ja üle hüpata, et selle peale mainisid sa ka korra ära siin just nendest nagu teised võitjad, et teiseks võitjaks meil oligi Toyota meeskond ja 3. Elvin Evans, kes käisid ka siis lõpparvestusest läbi. Toyota tegelikult tegigi ikkagi suurepärase töö, kahjuks neil üks sõitja langes küll ära, mis jääb ka järgmisesse kategooriasse meil tegelikult, aga see, et Chris Meek suutis oma pead hoida külmane ja tegelikult tuua 4. koha punktid koju, lisaks Oti 25-le, mida see on ikkagi tegelikult nende meeskonna poolt super tulemus ja võib-olla see, mida me nüüd viimastel etappidel näeme, et meil hetkel ju stardinimekirja väljas ei ole, kes osalevad siis Austraalia rallil või kes tuuakse punkte koguma. Me oleme kuulnud, et tuleb tagasi M-spordi ridadesse Hayden Paddon WRC-ga sõitma, aga tema suurt rolli ei mängi, pigem tekib küsimus, et kes sõidab Toyotade ja kes sõidab Hyundaidega. Ega Toyota sõitjad võivad olla kõik rivis, nii nagu on alati öeldud, aga seal võib ka teha muudatusi. Ja mis me poole hooaja peal rääkisime, et võib-olla arvati, et kui Toyotal enam tiitli peale võimalust ei ole, et lastakse Kalle Rovanpera rooli, siis tänaseks päevaks ma ka seda enam väga üldse ei usu. No ma arvan, et siin on Aamas ikka väga verel, et see võitlus läheb siin hooaja lõpuni väga pingeliselt välja ja kui siin just Kataloonias ei peaks mingit täielikku Toyota krahhi olema ja Hyundai kaksikvõitu, et siis oleks asi läbi, aga tõesti see 8-punktiline vahe on nii väike, et kui näiteks Kataloonias peaks Toyota saama 1. ja 3. koha ja Hyundai 2. ja 4., siis läks Toyota juba juhtima, nii et see võistkondlik arvestus on praegu väga pingeline ja minu meelest kindlasti põnevam kui see individuaalne arvestus, kus olgem ausad, Ott Tänaku maailmameistriks tulekut väärata saaks ainult väga suur ebaõnn. Jah. Sa ei ole nõus sellega? No ebaõnn on kindlasti üks väga suur nagu asi selles, Ott on koos Martiniga on väga tugev see aasta, et sellele ma ei saa mitte ühest otsast vastu vaielda, aga hetkel nad ei ole veel maailmameistrid, nad püüavad seda, nemad veel püüavad ja keegi kaitseb. See, kes on tegelikult seda 6 korda kaitsnud, tal on omad tarkused ja omad võtted, kuidas ta seda kaitseb tegelikult, ta ei oleks muidu 6-korda maailmameister. Selle peale aitab küll sellest prantslaste Reinist, 15 aastat on prantslased võtnud seda maailmameistri tiitlit MM-is just WRC-s, et see võiks nüüd läbi saada. See, et eestlased selle ära võtaks, see oleks kõige parem üldse, see annaks nagu kogu meie riigile ja tegelikult meie autosõitjatele ja kogu rahvastikule, olgugi, et me võib-olla igapäevaliikluses me ei ole kõige parem liikluskultuur, aga see, et kui me saame üksinda tee peale, siis me oleme ikka nagu väga võimsad ja kiired ja motospordi ajalugu on meil nagu tugev, siis
kui me selle punkti paneks siia nii-öelda ikkagi nüüd nagu maha, siis see punkt jääb ikka väga-väga pikaks ajaks, sest prantslased on seda pikalt valitsenud ja ütleme need, kui eestlased siia nagu oma sõna sekka ütleb, siis see ütleb nii mõndagi meie kohta. Nojah, kolmanda võitja ütlesid ka ära juba Elvin Evans, meil oli siin enne saadet isegi tavaliselt tulevad need võitjad suht nagu selliselt üksmeelselt, et noh, need kolm võitjad ja kaotad on ju, aga seekord me isegi natuke siin diskuteerisime, et mina tahtsin Evansit panna võitjate sekka, sina tahtsid kaotajate sekka panna, et eks ta kuskile vahepeale jääb, aga ütleme tinglikult on ta meil siis praegu võitjate kategoorias. Eks see tema nädalavahetus oli ka selline alla ja siis üles. Raul jäi peale, jah. Aga jah, Evans, mina tahtsin teda kaotajate sekka panna ühel kindlal põhjusel. Ta tegelikult tegi kohe ralli alguses sükse vea. Tal oli õnne, et ta tuli sealt veast nagu lihtsalt välja, ta sõitis tagumise vasaku ratta kõveraks ja tegelikult samas kohas, kus Jari-Mati Latvala siis tegi suure avarii, mis oli üle 15 G siis. Aga tal oli õnne, et ta sealt välja tuli, ta sai edasi jätkata, ta sai selle jupi ära vahetada, ta sai järgmiseid katseid nagu jätkata ilusti ja ta hakkas sealt aega tagasi vaikselt võitma, mille peale ta siis nagu meie mõistes või Rauli mõistes rohkem ta jõudis meie sellesse võitjate kategooriasse, sellepärast et kui ta kukkus nii taha, siis ta tegelikult ikkagi nägi piisavalt palju vaeva, et ta suutis ennast sõita välja siis 5. kohale, edestades siis täna ka Andres Mikkelseni. Selle peale ma nõustun, et minu peale nagu ta oleks jäänud siia 2 vahele. Et ta ise tegi oma vea. Kui ta seda ei oleks teinud, millega ta kaotas 43 sekundit ja tegelikult ralli ta kaotas 48-ga, siis ta oli ikkagi nii-öelda, tegelikult oli ikkagi väga-väga tugeval puhta positsioon. kiiruse mõttes oli ta ikkagi täiesti teravas tipus, et ta oleks andnud sellele tiitlile ja meistritiitlitele ka, et kui Elvin oleks seal eesotsas olnud, oleks ta teise koha ära võtnud. oleks ta teise koha veel ära võtnud. Et oleks väga kasulik olnud. Jah, aga paraku nii ei läinud, aga tõesti, miks mina teda ka võitjate sekka tahtsin panna, oli ka lisaks veel see, et ta oli ju siin 3 M-etappi meil vahele jätnud siin Eesti rallil saadud seljavigastuse tõttu. Ta tuli tagasi ja näitas, et midagi nagu kadunud ei ole kuskilt kiirusest, mingisugusest suhtumisest, et kõik oli endiselt väga, väga kiire, väga hea. Ja see kogu see tema, ütleme, mis ma nüüd öelda tahtsin? Kogu see kiirus temal oli väga hea, ta ei ole 3 etappi sõitnud, värki-särki. Jah. Et kuna tal uueks aastaks ju kindlalt lepingut veel ei ole, siis sellised esitused ainult tulevad kasuks. No, kindlasti. Selle kiiruse mõttes, ütleme, laupäeva ja pühapäeva esitused, reede lasta jääda. Selle peale, jah, lõppkokkuvõttes ma jään Rauliga järjest rohkem ja rohkem nõusse. Elvin Evans on see aasta tegelikult näidanud superkiirust. Arvestades isegi seda, et ta mitu etappi jäi kõrvale, siis ta püsis päris kaua tegelikult ikka liidri nii-öelda üldarvestuses väga kõrgel kohal. Best of the rest, kes said kõigaks sõita ja nüüdseks ka, kui ta tagasi on siis tulnud, siis ta näitas ikkagi superkiirust ja seda oli hea tõdeda ja hea vaadata ja rõõmus meel tema üle ka, et WRCO laivis oli vahepeal kuulda tema isa ka ja eks kõik on selle üle õnnelikud ja ütleme nii, et ma loodan, et ta saab endale hea koha ka. Tal on seda vaja, aga mulle vahepeal isegi tundub, et ma arvan, et ta jääb sinna Fordi, sest ta praegu saab sellega nagu väga hästi sina peale. Tundub siuke loogiline valik, eks ju? Tundub nagu loogiline valik, kodule lähedal ka. Tal on lihtsalt vaja head toetavad sõitjad sinna kõrvale, et hetkel nagu Pontus Tiidemand või Teemu Sunninen areneb ja jõuab kiiresti järgi tegelikult, aga sellist nagu head kõrvalfaktorit oleks tal nagu meeskonnas vaja, kes aitaks ka teda vahepeal või aitaks, ta jõuab sellesse positsiooni, et selles meeskonnas oleks ta number 1. Just. Kaotajate juurde minnes, siis Jari-Mati Latvala juba temast ka paar sõna juttu tuli. Avapäeval selline suur väljasõit, avarii. Siin oli päris naljakas. Täna hommikul Walesi ralli postitas sotsiaalmeediasse selle pildi, et kuidas kuidas täna mõte ei tööta hästi, kuidas need pealtvaatajad võiksid ikka seda loodust säästa, seal metsa säästa ja kuidas prügi kaasa võtta endaga ja et seal oli Jari-Mati Latval tsitaat juures, et Jari-Mati Latval toetab seda, et metsa peab säästma, siis mul tuli meelde, kuidas see auto käis seal metsas niimoodi, auto rüüstas neid puid ja kände seal, et oli natukene siuke mõnus irooniline.
kahju jah, natukene Jari-Matist, et selline nõme pauk sellele nädalavahetusele, apsakas, mis korra käis siis ka meie jutust läbi, on ka eelnevates saadetes siis käinud läbi, et Jari-Mati tegi selle vea samas kohas, kui Elvin Evans siis 3. katsel läks ka natukene pikaks ja sõitis rattakõveraks, siis Jari-Matil läks natukene hullemini, hoogu oli tal natukene rohkem, kas seal on erinevaid põhjuseid selle taga, ma ei oskagi öelda, välismeedias kajab nii erinevaid asju, aga lõpptulemus oli see, et kiirust oli natukene palju, paugu sai teepervest suhteliselt suure, mis viskas ta siis teisele poole üle katuste ja metsa ja tegelikult ikkagi nii kõvasti, et puur sai vist mingi kahju ja 15 G-d oli autos vist olnud selle avarii jõud, mille peale aga tegelikult FIA siis, kes on siis nii-öelda ametlik kontrollorgan, võttis kohustuse, peatas katse ja tegelikult läks neid sõitjaid kontrollima ka, sest 15 G-d on ikkagi päris suur jõud, mis rakendub sinule läbi erinevate asjade, auto, kere, puuri, istme sinuni, aga see on ikkagi meeletu jõud, mis sinuni jõuab. Just, nii et Latvala tõesti seekord selge kaotaja. Thierry Neuville, kaotaja number 2, kes meil siia nimekirja sattus, päris vist ei saa öelda, et väljas, aga Thierry Neuville'ile MM-tiitli peale võitlemine, individuaalse tiitli peale võitlemine on ikkagi sisuliselt lõppenud, olgem ausad. 41 punkti vahet. Veel ei saa öelda, et ta sisu tühi on, aga tal on võimalus, jällegi teoreetilised võimalused, samamoodi nagu oli Roland Poomil selle ralli alguses ja tegelikult teoreetilised võimalusi on veel palju, aga Neuville tõesti, ta andis ennast maksimumi, kellest ta jagu ei saanud, oli Ott Tänak, ta ei saanud ka viimasel katsel jagu ja viimane katse üleüldse tehti seal teistsugust meeskonna taktikat, et lasti kõikidel meeskonnaliikmetel sõita, mille tulemusena Thierry Neuville'il sai tegelikult viimasel katselt või Power Stage'ilt ainult 1 punkti juurde, mida oli nii vähe, et Neuville ja Ogier lõpetasid selle etapi võrdsete punktidega, et Neuville ei suutnud vähendada vahet Ogierile ja Ott võttis veel 11 punkti lisaks nendelt nagu ära, et see lihtsalt tegi võib-olla veel mõrudamaks seda asja, aga veel ei ole midagi läinud, ühte tiitlit ta kindlasti saab püüda ja selle nimel ta kindlasti näeb vaeva, see, et see midagigi heidutaks, kuna teoreetiliselt on võimalik, siis nagu ei ole võimalust ka, et need mehed ei lähe ja Thierry Neuville koos Nicolas Giljoliga ei lähe Hispaaniasse mõtlema, et meil on kõik läbi ja meil ei ole siin midagi teha, et me vaikselt sõidame, sest neil on väga konkreetselt vaja sõita väga kiiresti, neil oleks vaja häid punkte meeskonnale ja selle peale, et tulla meeskonnaga just meistriks. See, et võib-olla enda arvestus on nagu keerulisem, siis ta peab hakkama mõtlema hetkeses positsioonis, ma arvan, et rohkem just meeskonna peale, sest kui meeskond seda tiitlit see aasta ei suuda ära võtta, nende võimalustega, mis neil on tegelikult kätte antud, siis see on natukene nukker. Seda Andrea Adamo tegelikult vihjas ka selle ralli lõpujärgses intervjuus, et kirtutas seal nina natuke, Neuville'i võimalused pigem on veel kehvemad kui enne, nii ta on ja tõesti Hyundai, ma arvan, et annab Neuville suhteliselt selgelt mõista, et okei, sa võisid küll olla siin tiitlivõitluses sees, aga nüüd tuleb lihtsalt meeskonna jaoks tööd teha, sellepärast et see asi on meie jaoks praegu olulisem ja reaalsem ka. Aga 3. kaotaja juurde minnes, siis seesama Hyundai Andrea Adamo. Jah, Andrea Adamo ja Hyundai meeskond, et vahe vähenes meeskondlikus arvestuses, vähenes ainult 8 punktile, mis tähendab seda, et need viimased 2 rallit selles võistkondlikus arvestuses, ütlen siis veel kord, tulevad äärmiselt põnevad. Läheb nagu järjest põnevamaks see hooaeg ikkagi ja lõpp kerib ainult peale ka ja on mida nagu vaadata, mida oodata. Hyundai'le selles etapis tegi selle vea ikkagi nii-öelda nad võtsid ka kohaliku sõitja Greg Priini, järgmiselt saare pealt, aga sellegipoolest Priin näitas alguses väga head aega, aga tegi sellise lihtsa vea, kaldus tee pealt välja ja pani 4,5 tiiru katust, ta sai kiiresti ratastele, ta sai edasi liikuma, ta küll kaotas palju aega ka pärast seda, kuna esiklaasid asjad olid mõrased, aga see pinge, mis sealtpoolt nagu tuli, et mis survestas ka esimesi otsi, et see võib-olla mängis ka nagu mingi rolli just nagu, mille peale Chris Mikko hakkas pärast seda nii-öelda nagu tagasi kukkuma, et see oli nii-öelda nagu, see oli hea tegelikult nagu Toyotale, et Greg Priin nende nii-öelda siis 3. kaart tegi nagu apsaka ja kukkus tahapoole, mille peale Mikkelsonil tekkis suurem surve, et ta ei saa enam nii-öelda mingit apsu teha, mille pealt lõpuks Elvin sai mööda
ja Newvil siis pingutas nii palju kui võimalik, ta võttis Ogieri ära, sai nagu teisele kohale, vahetusi oli nagu palju ja nad võtsid sellest hetkest, mis nad said maksimumi, aga noh, et Newvil võttis jalad kuuelt välja, sai nii-öelda Ogierist mööda, siis Mikkelsen ikkagi nagu jäi turvama seda positsiooni, mis ta enam-vähem oli ja tegelikult andis nagu 2 punkti käest ära. Just, nii et 3 võitjat, Tänak Toyota, Elvin Evans ja 3 kaotajat, Latvala, Neville ja Hyundai. Veel kiired sellised asjad, mis tuleb ära märkida kindlasti tänase rallipäeva lõpu järel. Kalle Roompere, WRC2 Pro, ajaloo esimene maailmameister, kindla sõiduga väga selline mõnus hooaeg tema poolt, okei, eksimusi oli, aga 19-aastane alles noor poiss, see on paratamatu mingil määral ja soovime temale õnne ja Petter Solberg WRC2 klassis oma lahkumisüritusel võttis ralli võidu ja tuli üldarvestes ka veel 10. kohal, selline sümboolne 1 WRC punkt ka veel talle siit kaasa, nii et väga ilus nädalavahetus tema jaoks, oleks see Oliver ka nüüd suutnud selle ralli probleemideta lõpuni tulla. No Oleks on paha poiss alati, mul on üks küsimus sulle kohe, Raul. Kas eelmine aasta oli ka WRC2 Pro klass või? Ei olnud, sellepärast ma ütlesingi, et ajaloo esimene. Okay. Ja ma tahtsingi sinna juurde, sellepärast mul see nagu välgatas, et ajaloo esimene ja viimane. Sest nüüdseks võttis ka FIA vastu vist selle otsuse või ühe selle otsuse, et järgmine aasta seda klassi enam ei hoita, sest see on lihtsalt mõttetu. Jah, eks ta kippus selliseks minema, et oli nagu natuke naljakas, et sama auto põhimõtteliselt, aga erinevad klassid ja mida kõike veel, okei, seal olid need teleaja igasugused seaded ja värgid, aga okei, see on, ma arvan aus, et seda enam ei ole. See on ühtepidi, see on väga aus, teistpidi nad peavad ikkagi mingi variandi sinna välja mõtlema, sellepärast, et kui võtta Škoda meeskonda, siis Škoda meeskonnas WRC2 arvestuses, kus sõidab siis Kalle Roompere ja Jan Kopečki hetkel, siis Škodal on sama palju, kui mitte rohkem inimesi per auto, kui näiteks Fordi meeskonnal WRC-s, kes sõidavad siis nii-öelda nagu tippklassi autodega. Neil on, minu meelest oli eelmiste aastatega, ma mäletan, 16 inimest vist per auto nii-öelda, et meeskond võtab nagu circa 50 inimest kaasa. Ja siis sa lähed nagu sellise meeskonna vastu võitlema nagu tavaautoga, et see oli see, millega ajaloos mina võib-olla rohkem võitlesin, mille peale ma võib-olla lähen ka rohkem kohe keema, et sa nagu ise proovid nagu 3-4 inimesega hakkama saada ja võitled nagu sellise grupi vastu, kellel tegelikult on nii palju informatsiooni igast erinevatest kohtadest ja lihtsalt neil on nagu väiksed eelised, mis panevad nagu 0,1 kokku ja niimoodi need sekundid nagu kuskilt mujalt tulevad. Aga sellegi poole pigem on positiivne, et nad kaotavad seda klassi. Škoda, kui sa juba nii palju kulutad, siis nagu kuluta natukene rohkem, tule WRC-ga, paku meile kõigile rohkem pinget, pane need samad sõitjad kas või sõitma ja too seda üldist maailma natuke põnevamaks või siis kasvata nagu nooremaid põlvkondi peale. Just. Aga arvamus. Pikk rent läbi. mul on lihtsalt omad ajaloolised teemad. See tuli kuskilt sealt sügavalt. See tuli sügavamalt natukene, jah. Tuletan meelde BetSafe'i uue kliendi pakkumist, kui teed endale uue konto ja panustad seejärel vähemalt 10 euro eest, vähemalt kohviga 1,5, siis annab BetSafe omalt poolt sulle 25 eurose tasuta panuse ja sellist asja saab siis kasutada 4 kuud järjest, nii et kokku võimalik 100 eurot tasuta panustamisraha endale teenida. BetSafe'i koefitsiente meil täna ei ole, kuna ralli just lõppes, nii et saame edasi minna otse kuulajate küsimuste rubriigi juurde. No BetSafe'i kohta ma võin nii palju öelda, et sind seal kahjuks, Raul, ei olnud. Tundsin sinust väga puudust, aga Kalev Kruusiga me käisime Pärnu ringrada sõitmas. Ma ei tea, kas sina nägid seda osa või? Ma täiesti ei ole varanud, ma nägin mingisuguseid lõike sellest, jah. No jah, me Kalev Kruusiga nii-öelda tegime väikse võidusõidu oma vahel, siis kus mina sõitsin alguses mingi aja ette, ma sõitsin ka esimest korda elus selle GT86-ga, tegelikult väga lõbus auto. Mis auto see on, nagu kus sellega võidu sõidetakse või mis see? Alguses tegelikult oligi siis, kui Toyota pidi tulema MM-i, siis tegi Saksamaa nii-öelda üks tehas, tegi selle auto põhjal, tegi nii-öelda promo WRC auto, mida nad presenteerisid siis Jaapanile ja siis Tommy Mäkinen tegi Yaarisest. Selline need esimesed pildid, mida me testidest nagu nägime. Yaaris jäi peale ja Tommy tegi paremat lobitööd, aga see Toyota GT86 on täpselt samasugune nagu Subaru GT86, on üks ja sama, identsed autod. Ta on tagavedune, selline kitsaste rehvidega, tal on nagu lihtne kontroll,
kerge, lihtne mõista seda autot ja tegelikult saad lihtsalt panna ennast natukene nagu proovile, tal õrnalt läheb saba alt ära ka, kui sa ikkagi nagu natukene nagu tahab proovida. Ta on sellises viisakas balansis nagu igapäeva inimesele rohkem nagu tehtud, et sa saaksid, kui vihm maha tuleb, siis saad rahulikult driftida. Selle peale ma ei ütle midagi. Aga lõppkokkuvõttes võtan kiirelt kokku selle kogu ürituse, mis meil siis Kaleviga oli ja esimese ringi tegin ära, Kalev sai mu käest ikka pikalt ja ma arvan, et see oli vist mingi 7 või 8 sekundit kilomeetrile, 3,5 selle gildile. Ja siis, kui ma läksin talle kõrval istuma, siis ma lihtsalt elasin tal seljas nii-öelda nagu ahv, kes varastab su prille. Ja ütlesin, läks. Ise endal läheb ka lõpuks keel sõlme, aga ma sain parandatud tema aega ikka nagu meeletult ja ta sõitis vist oma ajast 15 sekundit parem aja kohe, nii kui ma talle kõrval istusin. Mida siis ka tegelikult pakub sulle auto 24 ring, kus sa lihtsalt, et kui sa tahad sõita, siis tegelikult on seal inimesi, kes aitavad õpetada ja sellest kõigest lähtuvast mul oli ainult see, et nagu see ei olnud nagu kallis, et korra proovida või aru saada, et kuidas sa oskad sõita või keegi sulle nagu annab mõne näpunäite. Ja pärast tagasisidestades Kalev helistas ka mulle Tallinna tee peal ja ütles, et ikkagi nagu väga äge üritus oli, et ta pole kunagi niimoodi rooli keeranud ja keegi ei ole tal kunagi seljas elanud ja sa ei teagi, kui palju sa saad mingit autot suruda, et see on niisugused, vahepeal pead sa oma autot ka nagu proovima või aru saama, et siis sa oskad ka neid erinevaid olukordi lahendada. Igal juhul. Kes tundis huvi, see video on YouTube'is üleval, otsige BetSafe, ma ei tea, ma arvan, et see võib olla Kruda versus Kruus. Jah, midagi sellist igatahes see on. Vot nii. Kuulaja küsimused. Jah, kuulaja küsimused. Kuulaja küsimusi on traditsiooniliselt mitmeid. Paavo küsib, kui punktikatse lõpetavad 2 sõitjat täpselt sama ajaga, kumb saab sellisel juhul rohkem punkte? No ütleme see täpselt sama aeg, ma ei tea, kui 1000 pealt täpselt sama aeg tuleb, siis võib-olla tõesti saavad mõlemad võrdsed punkte äkki, aga igatahes punktikatsel, kui muidu on siis see 10 täpsusega neid aega mõõdetakse, siis punktikatsel on eriline ajavõtusüsteem, mis mõõdab lausa 1000 täpsusega, et oleks kindlasti saaks kellegi nagu ettepoole tõsta, et täna oli ka ju Evans ja Neville sõitsid täpselt sama aja, 10 pealt sama aja, aga tõesti Evansil olid need 100 ja 1000 natuke paremad, nii et tema sai rohkem 1 punkti. Tahtsid ka lisada midagi? Väga õige, kõik õige. Ainuke, mida ma selle lisada oskaksin, on see, et kui ralli lõpeb 0-0-0-0-iga, siis on samasugune tehnoloogia, nagu on golfis näiteks. Minnakse ümbermängimisele. Olgugi, et sa rooli keerama ei pea ja pedaali vajutama ei pea, siis tegelikult rallis võetakse esimene katse, esimene läbimine. See, kes oli esimesel katsel kiirem, see võidab ralli. Ja miks ma tean seda on omast kogemusest, ma ei ole seda kuskil kunagi varem kohanud, kuulnud, kui ainult enda kogemusest Soomes, kui ma sõitsin meistritiitli peale 2014, ma lõpetasin Soome mitmekordse meistriga 0-0-0-0-is, Juha Salo, tema nimi, ja siis pärast seda ma saingi teada, et see võitja selgus sellel katselt, kes oli esimesel katsel kiirem ja põhjenduseks sellele on see, et kui sa rallit alustad esimeselt katselt, siis sa võib-olla oled kõige rohkem närvis ja kohe ei tule välja või nii-öelda selles mõttes sa ei ole selles nagu moodis sees, aga see, kes esimese katse nagu võidab, siis see oli see, et nagu algusest peale tema oli nii-öelda nagu mees, keda man to beat. Või naine. Või naine. Marko küsib, üks väike kodutöö teile, uurige välja, palju on eestlased ostnud endale WRC All Live paketti, mis riik on enim litsentse registreeritud, ühesõnaga mingi väike top võiks olla. Ma proovin uurida. Kodutöö. Ma suvel, mul oli au teha WRC All Live'i korra siin Rally Estonia ajal ja mõned kontaktid seal tekkisid, et ma küsin, eks nad seda infot väga jagada ei taha, aga ma vaatan, mis ma teha saan. Huvitavaks teada küll. Ise tahaks ka teada. Kaido küsib, kui turvakaalutlustel jäetakse Power Stage punktikatse ära, siis kas jäävad lisapunktid jagamata? Vaatasin natuke neid regulatsioone, lugesin ja tõesti, kui punktikatse katkestatakse, seal oli selline lause, et kui punktikatse katkestatakse mingil põhjusel, siis FIA võib tõesti otsustada, et punktikatse lisapunkte üldse välja ei jagata, nii et selline asi küll. Täna ka jäeti üks katse ära, see asfaldi peal sõidetav katse, mis oleks võib-olla võinud midagi seal kaarte segada isegi, aga seal olid väga huvitav põhjus oli ju, nägid, miks ära jäeti? Ma tegelikult oleks su käest küsinud küll seda praegu. Mina tean nagu mingit põhjust, aga ma ei usu, et see õige on.
no seal ilm oli sedavõrd tuuline, et sukeldujad ei saanud oma tööd teha. Safety reasons. ja kuidas see asi üldse ralliga seotud on see, et see katse toimus siis mere ääres väga, väga pikka lõiku pidi, et see on väga kuulus mägi tegelikult. Great Orm on selle nimi. Mina olen ka seda sõitnud, see toimub täpselt nagu tegelikult 50-meetrise nagu kaljunuki peal. Sõidad mööda seda teed, seal ääres on täpselt nagu asfalt ja siis on nii-öelda nagu 70 sentimeetrine niisugune kividest laotud nagu sein või müürikene ja kui üle selle paned, siis sa lihtsalt kukud otse merre. Ja nüüd tänapäeval selle peale, et kui järvedes sõidetakse, täna viimasel katsel oli ka näha, et tegelikult olid paadikesed ja sukeldujad nagu seal peal. Aga vist selle kõige suuremaks põhjuseks on just see, mida me rääkisime võib-olla enne rallit, mida me võib-olla kõik ootasime natukene rohkem ja samas me ei oodanud ka, oli see hurkaan Lorenzo, mis pidi jõudma ja tegelikult ta sinna kohta just pidigi nagu jõudma, aga ta vist lõpuks vaibus ära. Aga tundub, et mitte piisavalt palju, et sukelduda ei saanud. Just, naljakas põhjus. Ühesõnaga tõesti, kummaline mõtled, mis see sukeldumine nagu ralliga seotud on, aga turvakaalutlused olid siis sellised, et ei saanud oma tööd teha ja sellepärast jäeti katse ära. Argo küsib, et pannes tähele rallisõitjate kommentaare ja vaadates ralliautode sisevideot, siis tekkis küsimus, et huvitav, kas nad kasutavad esiklaasidel nanovaha. Et kunagi Argo ise lasi siis oma auto esiklaasi sellega töödelda ja 90 km tunnis kiirusel ei pidanud koja mehi isegi tööle panema, sest esiklaas oli nii libe, et tuul pühkis vee ära. Jah, täpselt. Kiire vastus. Täpselt, aga jah, seal on mitu põhjust. Sama mina kunagi Walesi minnes mõtlesin, et samamoodi selle nanovaha peal, et aastaid tagasi siis oli selle nimi, mida me kasutasime, oli Rein X. Et esiklaasile kandsid peale sellise lapiga nii-öelda karate giidi stiilis, et wax on, wax off. Ja siis kõik need pisarad tekivadki veepiisad, aga kuna see on nagu vaha ja nii-öelda nano mingi segu, et siis nad jäävad nagu mullideks ja nad viskavad nagu, kuna see on nagu suurem pind tuulele. Siis Vettõrjuv pind. Vettõrjuv pind ja aga jama ongi sellega, selle sama nanotehnoloogia, kui sa kojamehed tõmbad, siis jätab nii-öelda sellised nagu heledad jäljed korra peale või nagu vaha jääb nagu korra klaasile, et see ühtepidi nagu häirib. Seekord ma nagu väga seda palju videopildist näinud, et eks see tehnoloogia on ikkagi nii palju nagu edasi arenenud. Ja aga kuhu ma jõuda tahtsin, oli see, et mina mõtlesin, et seda võiks kasutada disainide ja autode peal ka, et nagu sponsorid oleks näha, et miks seda nagu ei tehta. Ja ma sain väga kiirelt oma vastuse, et see lihtsalt selle aine kandmine sinna peale on lihtsalt pointless sellepärast, et esimese 50 kilomeetriga kõik kivid peksavad see nagu kivi ise, kuna ta põrkab, siis ta nagu tekitab hõõrduvuse ja ta tõmbab selle nii-öelda nagu aine kaasa, et see kaob väga kiiresti ära ratastelt, koobastest ja külje pealt, et siis seda ei ole nagu mõtet kanda ja hetkel ei ole veel mingit head lahendust olnud, aga tõsi on, seda kasutatakse esiklaasidel, küljeklaasidel ma tegelikult samamoodi, sinna muda vist jääb ikkagi liiga palju kinni. Vot selline vastus siis Argo küsimusele, nii et kui teil on meile veel küsimusi, siis saatke need aadressil kuueskaik@delfi.ee. Oleme eetris juba uuesti, vist oli 3 nädala pärast, kui seal 24.–27. oktoobrini sõidetakse siis Kataloonia ralli. Loodetavasti 3 nädalat hiljem samal ajal saame juba väga rõõmsa saate teha, aga sõita on palju, juhtuda võib kõike, nagu me teame rallis. Nii et jah. Ja sellega seonduvalt tuletan ka meelde, et siin on mingi selline mängukene tehtud, et annetajate vahel loositakse välja siis 6. käigu podcastid, parimad podcastid. Loositakse välja siis sõit Hispaaniasse WRC rallit vaatama, Oti meeskonda, Toyota telki, selle toitu sööma, need küsimused on ka siin saatest läbi käinud, nagu et kõik need, mida meie oleme siin rääkinud nii-öelda siis ja teile kõrvadesse, kus te ka ei kuula autos, kodus, siis saate seda oma silmaga näha, see annetus on väga selline mitmekülgne ja selline nagu termin. Seal, ütleme, mäng on siis selline, et saad seal Delfis, kui artiklis lähed selle podcasti artikli peale, siis seal on selline nupp, kus sa saad teha tõesti annetuse meie podcastile, et me saaksime seda podcasti ikka siin kenasti edasi teha ja tõesti kõikide annetajate vahel, ükskõik mis summa sa siis annetaksid, loositakse välja Race 2-le. Ükskõik mis summa, seal on erinevad summad. Ükskõik mis summa. Aga mida suurem, seda parem. Ma ei tea, kas seal on vahet, kui suure selle annetuse teed, võib-olla on. Aga igatahes, kes seda veel näinud ei ole, siis tasub õnne proovida, sellepärast tõesti võitjale roolitakse välja Race 2-le Kataloonia rallile koos külastusega Toyota boksi, nii et ja Kataloonias on väga äge lõbustuspark Salou linnas.
seal on ägedad rajad ja ei, seal on teha nii mõndagi. Ilm on ka, toit on hea ja Iiri pubis toimub alati pidu pärast rallit, igal juhul. Mäng on siuke, võtke osa, mängige, saate äkki reisi ja mis me siit ikka muud ütleme, kui tänud kuulamast, väga äge nädalavahetus oli ja hooajalõkk tuleb veel ägedam. Ilusat õhtut! Kohtumiseni! Kuues käik podcasti tõi teieni Betsafe.